Nii, mina tahtsin rääkida ühest puust. Neid puid kasvab siin metsas päris palju. Ja veel eelmisel nädalal oli sellel puul päris palju lehti ka. Aga vahepeal on sügis nii palju edasi läinud, et nüüd ma enam ei leidnud peaaegu ühtegi puud, millel lehed oleks. Aga siit maast ma leidsin mõned juba. Pihlakas on tõesti. Ja pihlaka, vaata, kui sa vaatad selja taha, siis seal on veel näha, ühel puul on lehed küljes. Kuidas sa selle pihlaka ära tunned? Marja järgi. Mis sa nende lehtede kohta oskad öelda? Need on sellised piklikud. Piklikud, nii, õige, aga veel? Sakilise servaga, jaa. Ja need lehed sarnanevad ka saarele. Saare lehele, väga õige. Kas sa tead, kui sa oskad tähele panna, et vaata, siin on et pihlaka leht on selline, et temal on üks lehe roots ja selle ühe lehe rootsu küljes on palju väikeseid lehekesi. No sellel on siin 3 lehekest külge jäänud, tavaliselt on tal seal 11 või 13 või 15 lehekest ja sellist lehte kutsutakse liitleheks. Ja mis asjad need on? Pihlakamarjad. Kes armastab neid pihlakamarju süüa? Linnud, just, väga õige, sest nendes on palju toitaineid ja palju vitamiine ja praegult linnud otsivad kõik pihlakad üles ja söövad neid hästi palju sisse enne, kui talv tuleb, et nad saaksid sügisel oma kõhu täis. Et siin on tõesti väga-väga palju kasulikke aineid. Pihlakamarjad on õunviljad ja kui sa pihlaka noaga katki lõikad, siis ta seest on nagu selline mini õun. Tal on seemned sees seal marjal. Ja vot kuna pihlakal marja otsas on selline tähekese kuju, siis vanad eestlased uskusid, et see pihlakamari ja pihlakapuu on üks väga tähtis puu ja väge täis puu. Ja pihlakast arvati kohe väga palju. Pihlakas oli nii tähtis puu, et pihlakas istutati koduväravasse. Ja usuti, et kui ta seal koduväravas või taluväravas kasvab, siis ta kaitseb kõige hea ja kurja eest. Pihlakamarjade järgi ennustati ilma, jah. Ja ennustati veel mida? Tulekahjusid, sest pihlakamarjad, kui puu peal on hästi palju marju, siis see puu tõesti nagu põleks. Ta on selline leekiv punane ja kui oli hästi palju marju ja see puu oli selline leekiv punane, siis öeldi, et sellel aastal tuleb palju tulekahjusid. Ja öeldi, et tuleb külm talv. Eelmine aasta oli hästi palju pihlakal marju. Mäletate eelmise aasta talve? No sellist pole tükk aega olnud. See aasta pidi veel külmem tulema. Aga no eks seda siis näeb.